Töötaja kogemus on üks selline huvitav teema või valdkond, et inglise keeles nimetatakse seda employee experience, eesti keeles siis lihtsalt töötaja kogemus, aga kui nüüd defineerida, mis asi ta on, siis kõige lihtsamalt öeldes koosneb ta töötaja ootustest oma tööandjale, ettevõttele, siis nendest kogemustest ja elamustest, mis ta selle tööandja juures töötades saab, ja ka sellest, kuidas ta ennast määratleb selles organisatsioonis, milles näeb oma rolli, oma väärtust, kuidas ta panustab, kõik see, mis tema sellist edukogemust mõjutab. Ma usun küll, et rohkem või vähem on sunnitud selle töötaja kogemusega tegelema kõik ettevõtted ja on kokku puutunud kõik juhid. Aga täna me näeme, et see konkurents töötaja osas on juba nii nagu tihedaks läinud, et isegi kui sul on head rahulolevad töötajad, siis nad ei pruugi kauaks sinu juurde jääda. Et iga päev tuleb leida selliseid asju, mis motiveeriksid neid edasi töötama ja seda nende panustamist ja pühendumist võimendama. Et tegelikult tuleb juhil ja ettevõttel selle töötaja kogemusega tegeleda iga päev, et see ei ole ainult protsess, mille sa korra valmis teed ja siis ta justkui peaks töötama, vaid siin mängib juba rolli ka see juhtimiskvaliteet, leadership, kommunikatsioon, väga paljud sellised pehmed tegevused, eks ole. Kõige lihtsam on tegelikult alustada sellest, et kaardistada enda jaoks ära, missugune on see töötaja kogemus praegu minu ettevõttes. Ja ei ole vaja ise hakata jalgratast leiutama, et kõige tüüpilisemalt saab selleks kasutada töötaja eluringi kirjeldavat protsessi, mis algab siis sellest, et kuidas me tööandjana inimesi enda juurde kutsume, kuidas me neid valime, kuidas me neid vastu võtame, arendame, kuidas meie töö ja tulemuste juhtimine on korraldatud ettevõttes, kommunikatsioon ja kuidas me toimetame siis sellega, kui töötaja otsustab ettevõttest lahkuda. Nüüd järgmiseks sammuks kindlasti on oluline see, et mõelda enda jaoks selgeks, et mis valdkonnas me tegutseme ja missugune peaks olema see ideaalne töötaja kogemus ehk et luua endale siis visioon tulevikuks. Et kuidas meie töötajad peaksid ennast tundma ja kuidas me selle kaudu siis hoiaksime neid. Siis kindlasti tasuks küsida tagasisidet oma töötajatelt, et missugused on nende senised kogemused, millest nad puudust tunnevad, mis hästi toimib ja millele tasuks rohkem tähelepanu pöörata. Ja kui nüüd jõuda sellesse etappi, et oma ettevõttes seda töötaja kogemust nii-öelda kujundama hakata, siis kindlasti tuleb palju mõtteid, aga võib-olla on mõistlik võtta väiksemaid samme korraga. Ja mida mina kindlasti soovitan on see, et proovida need uued algatused sellise piloodina või testina korra läbi, et saada paremini aru ka sellest, et mis mõju nad avaldavad ja kuidas nad toimivad. Ja alles siis, kui pärast seda nii-öelda prooviperioodi on täiesti kindel, et jah, meil on seda vaja, siis tasuks juurutada see ja jälgida, monitoorida, et kuidas ta meil nüüd siis läheb ja mis kasu ta meile toob ja kas me saame need oodatud tulemused sealt. Meie enda kogemus näitab, et hästi läbimõeldud tööriistade ja protsessidega on võimalik säästa paberimajandusele ja nii-öelda bürokraatiale kuluvat aega praktiliselt 50%. Ma arvan, et igal ettevõttel võivad need 3 asja olla erinevad.
Aga kui me räägime sellest, et me tahame töötajad hästi vastu võtta, siis kindlasti on hästi tähtis see, et missuguse esmamulje ta saab ettevõttest, kas või oma esimesel tööpäeval, võib-olla juba selles värbamisprotsessis, kuidas teda vastu võetakse, kuidas teda kaasatakse ja kuidas ta hakkab siis sobituma selle organisatsiooni kultuuriga. Nii et see esmamulje ja see tere tulemast tunne on hästi olulised. Nüüd teine asi, mida kõik inimesed tahavad ja ootavad, on kindlasti see, et nad saaksid teha olulisi asju. Et nende panusest tekiks mingi väärtus ja sellest oleks kasu kellelegi. Ja hästi tähtis on ettevõttel oma töötajatele seda tagasi peegeldada, et nad saaksid aru, et näed, minu panust osatakse hinnata, seda väärtustatakse, see on kellelegi oluline, isegi kui ta on pisikene osa sellest lõpptulemusest, aga see on hästi oluline inimestele. Ja võib-olla kolmas asi, mille peale kindlasti tasub mõelda ettevõtetel, on see, et maailm muutub kogu aeg avatumaks ja et me ei räägi enam organisatsioonist kui kinnisest süsteemist, vaid me räägime sellest, et kõik need asjad, mida me teeme sees, on tegelikult nähtavad ja kuuldavad ka väljaspoole. Ehk et täiesti teadlikult oma sellist tööandja kuvandit suunata ja miks mitte ka disainida. Nii nendele inimestele, kes on ettevõttes praegu tööl, kui ka siis nendele, kes on kunagi olnud, aga võib-olla on tulevikus meie töötajad.